Mida e-taotluse täitmine eeldab metsaomanikult? Mis tal vaja on? Eeldab arvutit, internetiühendust, ID-kaarte ja seda, et metsaomanik teaks oma ID-kaardi paroole. Võimalik on kasutada ka mobiil-ID-ga autentimist ja siis on peale hakkamist. Kas kõik ülejäänud andmed, mis puudutavad metsamaa omandit, on põhimõtteliselt võimalik internetist digitaalselt nagu leida? Nii kaardid kui ka... Jah, kõik kaardid, mis on vaja taotlustega esitada, need on seal juba olemas. Ja et need paberid, mida on vaja täita, on oluliselt vähem. Ja läheb ka oluliselt kiiremini selle taotluse täitmine. Et me saame kohe nüüd seda kontrollida, et kui me palume Natura taotleja siia. Oled sa varem kasutanud või? Tähendab, ei siin internetis ei ole teinud. Siis me saame valida sinu isiku nii-öelda, et kuna teoreetiliselt on võimalus, et sa esindad ka juriidilisi ettevõtteid, et siis võib siin olla see nimekiri pikem. Et praegu esitame taotluse sinu nimel, siis valisime sealt sinu. Ahah, me oleme siin esimest korda e-PRIAs. Tähendab, et on vaja nõustuda nende tingimustega. Jah, aga me kõik hakkad olema. Üldiselt siin nagu eriti midagi ei ole, et peatükid nagu intellektuaalse omandi kaitse. Seda on vaja just sellepärast, et kuna neid taotlusi eraldi ei digiallkirjastata, et kui me paberi peal esitame, siis kõikidel taotlustel on allkiri all, aga nüüd siin e-PRIA taotlustel, kui me korda ära esitame, siis sellel digiallkiri ei ole ja see leping on ka selle kohta, et see on nagu võrdväärne ikkagi, et me oleme praegu tuvastanud, et tegu on sinu isikuga selle ID-kaardi ja PIN-koodidega ja et rohkem ei ole vaja midagi nagu teha, tõestada, et sina oled seda kasutanud. Et see on nagu see mõte. Et siis ma vajutan siia esita, et see on siis, et nõustume põhimõtteliselt nende tingimustega. See on nüüd kohustuslik kõikidel taotlejatel, kes siin on või kes e-PRIAt kasutavad. Natura metsa toetuse, erametsakeskuse e-teenused on siin kõige all, eraldi peatükis. EMK Natura metsa toetuse taotlus. Nii. Kas ta otsib neid andmeid? Nii. Siin me saame võtta ka aluseks eelnevalt esitatud taotluse. Et isegi kui te pole varem e-PRIAs taotlust täitnud, kirjalikult on tehtud. Et ta nii-öelda saab meie infosüsteemist need andmed, mis me oleme niikuinii kõik on sisestatud. Et siis on nii-öelda tuli kätte teie eelmise aasta taotlus. Et ma ei tea, kas see on õige, et see on sihtkaitsevööndis 1,68 hektarit ja piirangus 11,25. Nüüd me peame selle kaardi korra läbi käima, et siis kuna Maa-ameti keskkonnaregister võivad seda igal aastal korrigeerida, siis on vaja läbi käia. Nii, et siin nüüd kaardi peal näidatakse ära, millise metsaalaga on tegemist. Siin nüüd nii kiire see ühendus siin ikkagi ei ole, nagu kontoris või juhtmed siis. Siin on oodata meil see kaart nagu lõpuni tahab. Need ringid ära kaovad. Siis me saame minna edasi. 11,25 hektarit on minna. Nüüd saab ära esitada.
põllumajandusmaad on. Siin on jah? On välja renditud? Ei ole. Okei. See Priiale siit selle põldude loetelu ka? Jah, paberid mul tulid koju. Okei. Siis on korras. Siin on paneme kontaktid e-posti aadress. Andmed ülevaatamiseks korraks. Ja siis siin on nüüd nupp esita dokument. Esitame ära taotluse. Nii. Esitamine õnnestus. Toimiku number on 6-5-13-462. Et kordas. Ja nii lihtne ongi. Ja nii lihtne ongi, jah. Saab Natura... Rohkem pea neid panema. Saab toetust saatada ka oma metsa kõrval. See on praegu üks kõige olulisem ja aktuaalsem või kõige tõsisem probleem Euroopas üleüldse. See haigus on levimas üle Euroopa, jätkuvalt levimas igale poole, ta veel ei olegi isegi jõudnud. Äsja just 2012 jõudis ta Inglismaale või siis täpsem olla Suurbritanniasse. Meie esma leid on 2003. aastast, aga selle haiguse me oleme isoleerinud kindlalt täpselt ära määranud 2008. aastal. Eestis on ta levinud meil juba üle kogu maa ja kõikides saarikutes on teda olemas. Tüüpiline sümptom on siin selline, et te näete siin võrsel nekrootilist laiku, pruunikat ala. Tegelik võrse võiks tal olla sellist rohekat või kergelt rohekas pruunikat tooni, aga nekrootiline laik on selgelt pruun. Nüüd edasi juhtub see, et võrse lihtsalt kuivab ära. Siingi näha, nüüd see võrse on pruun kuivanud. Väga tüüpiline saare surmale. Kõrval olev võrse on selline rohekat tooni täiesti terve veel. Noaga siit lahti lõigatas me näeme, et elus kude on veel hele, aga surnud on juba pruun. Et siin on siis haiguse tekitaja on selle surmanud ja siin on siis veel terve võrse. Lahti lõikates on näha siin isegi juba küll säsi, aga säsi lähedal ka tumenenud puidu osa, mis on sellele seenele väga tüüpiline, et ta liigub edasi ka säsi pidi. Nii et saaresurma tekitaja on kottseen, ta levib tuullevina. Saare leherootsudele tekivad kottseeni viljakehad. Need viljakehadest levivad eosed suvel, see on siis jaanipäevast alates kuni sügiseni välja. Ja sealt need eosed levivad siis saarevõrasse. Saarevõras võib-olla sama aasta sügisel ei näe te veel mitte mingeid sümptomeid, aga järgmisel aastal juba näete selliseid kuivavaid võrseid võras, mille siis esialgu tõesti pilt on kuivavad võrsed, aga hiljem juba pool võra on kuivanud ja lõpptulemus on tõenäoliselt see, et kogu puu sureb. Nii et ma usun, et paljud teist võib-olla ei ole märganud surevaid saari ka Eestis. Nii et tegemist on äärmiselt aktuaalse probleemiga, seda küsimust või õigemini seda haigust me uurime edasi. Kindlasti praegu on käimas ka rahvusvaheline selline teadlaste koostööprojekt, mida nimetatakse COSTIX, kus ka Eesti teadlased osalevad, Eesti teadlased metsapatoloogid. Ja annavad oma panuse selle haiguse uurimisse ja lõppresultaat loomulikult peaks olema selle haiguse võimalik tõrje. Jõuda selleni, et mida siis teha annab. Kevadsuvised raied, mis on nagu poolt ja vastu argumentidega, et kas Hiiumaal on ta siis nagu ainuõige lahendus või selline väljapääs, et midagigi nagu metsas teha, et... No kevad ei ole kindlasti metsaraiumise aeg, kevadel on looduses kõik muud protsessid, et ega siis see nii-öelda linnurahu ei ole ilmaasjata pandud kevadesse ja et sellel ajal loodus peab ennast taas tootma ja muidugi on see, et täiesti arusaadav, et nendel ettevõtetel, kellel on metsatehnika tahab liisingumakse iga kuu, arusaadav, et nendel on raiumissurve, aga
Aga kevad ei ole jah, igal juhul mõistlik. Et kevadise raiega saadav kasu on siukene, tuleviku arvelt, see teeb ikka metsale kui ökosüsteemile liigselt kahju. Aga Hiiumaal on niimoodi, et tegelikult eelmine suvi, eks ju, et ta oli metsa kasvamiseks oli hea. Aga samas suvi oli nii vihmane, et meil ju ka eelmine suvi sadas niisugust nii palju juurde ja põhimõtteliselt olid 2 suve või siuke pika perioodi vesi oli metsas, eks ju, et õnneks see talv oli nüüd kenasti külm ja ilusti sai raiuda. Aga on niimoodi, et meil on nagu olenevalt aastast, aga mõnel aastal meil on siukene teine tore raieperiood ka. On, ütleme, juuli teisest poolest, augusti algusest kuni septembrikuu vihmaperioodini. Mõni aasta on seda, mõni aasta ei ole. Siis need siuksed savikad lehtpuu metsad väga hästi kuivavad ära. Ja seal siis küll, ütleme, lõppraiet võib seal täitsa edukalt teha, aga seda ei tea ette prognoosida. See on nii, nagu ilm on ja nendega on ka muidugi niimoodi, et ja siis kui vihmaperiood hakkab, siis on 2 päevaga on see savi täis läga, et siis ei raiu enam midagi. Aga kevadel, ütleme nüüd niimoodi, et siuksele tavalisele väikemetsaomanikule, kellel ju ongi mõni, et kui tal seda lõppraiet või midagi on, et tal on seda mõni hektarit, et miks ta seda peab siis üldse valel ajal tegema, eks ju, et kui teha, siis ikka õigel ajal teha. Nii palju nagu näinud küll ju elus neid igal ajal tehtud raieid, see on looduses, see jälg on nii kaua sees, et see ei ole nagu mõistlik, eks ju, et nojah, kui keegi on talv otsa laisk olnud ja kevadel ka veel laisk, kui ta siis läheb maikuus omal kraavi servalt küttepuit tegema, et järgmine talv mitte ära külmuda, siis see ei ole probleem, las ta siis teeb, eks ju, aga metsas, ja eriti nagu hooldusraie kevadel on täiesti mõttetu. Kevadel on istutamised, igasugused muud asjad. Vaikselt noorendikku võib ka kuni linnukene veel pesa ei ehita, seni võib ju noorendikku teha ja ei ole vaja ju valel ajal raiuda.